kuskil Väänas või Võsul raudselt. Aga tere tulemast ka minu poolt, aitäh ülistajad. Igapäevane missioon on meie seeria ja me läheme sellega edasi täna. Oled sa põnevil täna, et sa tulid siia sellesse paika? Ma olen kindel, et Jumal kõnetab sind ja räägib sinu ellu mingeid mõtteid, mida sa saaksid ellu praktiseerida ja rakendada. Sa oled põnevil sellest, et see vastu võtta. Ja entusiasmi? Yes. Ütle koos minuga, ma olen põnevil, et kuulda Jumala sõna ja rakendada seda igapäevaelus. Ütleme nüüd veendunult, ma olen põnevil, et kuulda Jumala sõna ja rakendada seda igapäevaelus. Amen. Amen. Jumala sõna on selleks, et seda praktiseerida ja rakendada. Eks ole? Eks ole? Jumala sõna ei ole ainult lugemiseks ja mõtisklemiseks, mis on ka hea ja mis on tegelikult algus. Aga lõppeesmärk on selle praktiseerimine, elada selle järgi. Kui te mäletate 3 aastat tagasi, ehk oli 3 aastat tagasi, kui evangelist Keith Wheeler käis Eestist, oli Nelipüü suvelaagris, ta oli ka Toompel kõnelemas. Ja üks asi, mis väga teravalt meelde jäi tema kõnest, oli see, et üks suurim vaenlase relv on evangeelium, mille järgi ei elata. Ehk siis usklikud inimesed loevad Jumala sõna ja piibli põhitõdesid ja evangeeliumi ja seda tõde, aga nad ei ela selle järgi. Nad jäävad ainult kuuljaks. Jaakobus ütleb, et see on üksnes kuulja ja see, kes ainult kuulab ja ei tee nende järgi, see eksitab ennast. See petab ennast. Ja mind nõnda puudutas. Ma mõtlesin küll, et eksitajad tulevad ja hundid lambanahas kuidagi valeõpetusega. Jah, neid on ka, aga üks suurim eksitus on see, et me kuulame Jumala sõna, aga me ei rakenda seda oma ellu. Ja ma olin šokeeritud. Ma mõtlesin, et vau, kui palju seda on. Kui palju kulutatakse ja räägitakse ja kõneldakse sõna. Ja siis, kui palju inimesed kõnnivad sama targalt minema ja ei rakenda seda ellu. Ma mõtlesin, mina ei taha see olla. Mina taha see olla. Kui mina olen hommikul Jumala sõna, ma tahan seda päeva jooksul praktiseerida. Või selle nädala jooksul praktiseerida. Ma tahan olla sõnakuulelik. Ma tahan olla sõnategija. Ja see on minu igatsus täna sulle. Kui sa kuuled Jumala sõna, nagu me deklareerisime koos, siis mine ja praktiseeri seda. Amen. Oled nõus praktiseerima seda? Maailm ootab praktiseerivaid usklikke, kes astuvad kurjusele vastu, kes näevad probleeme ja konfronteerivad seda ja kasutavad oma meelevalda, et palvetada nende asjade eest, et pimeduse maailm taganeks. See on meile antud, meile praktilised asjad kätte. Aga täna ma tahaks minna üsna praktiliste asjade juurde. Igapäevane missioon on meie seeria ja täna ma tahaks rääkida unistustest, eesmärkidest ja treeningust. Unistustest, eesmärkidest ja treeningust. Rääkides igapäevasest missioonist siis selles perspektiivis, mitte sellest, et millist abikaasat ma unistan ja milliseid eesmärke ma sean, et kaalu langetada. Me ei räägi sellest, räägime unistustest, eesmärkidest ja treeningust, mis puudutab igapäevast missiooni, seda, kuidas sa evangeeliumi, seda piiblitõde välja jagad teistele inimestele enda ümber. Oled sa valmis? Yes. Eluterve inimese elus on unistused. See on üks märk, et sa oled eluterve. Sa unistad. Ja see inimene seab eesmärke, et nende unistusteni pürgida. Kas pole mitte nii? Sa oled eluterve. Kui sul ei unistusi, sa oled tuim, vaatad kuidagi tuimalt alla, ei liigu edasi. Midagi on valesti, aga eluterve inimese juures on need unistused ja eesmärgid olemas. Kui inimene saab usklikuks, hakkab Jumal talle rääkima suurematest kutsumistest, unistustest. Ja annab sellele usklikule eesmärgipärase kindla sihiga elu. Ja usurahvas peakski olema eesmärgipärane ja kindla sihiga ja kindla ülesandega, Jumala missiooniga. See on põnev, kui sa saad usklikuks, Jumal hakkab su südamesse rääkima asju. Sa hakkad tegema asju, mida sa kunagi varem ei ole teinud, aga sa teed sellepärast, et sa oled öelnud Jumalale, jah, ma nüüd järgin sind, mitte minu plaan, vaid sinu plaan sündigu. Ja see on imeline. See on imeline järgida tema plaani. See on väljakutsuv, aga samas see on nii suurt rahulolu toov ja nii suurt rõõmu toov, nagu Mai tunnistas, et kui ta oli praktiseerimas sõbra Anjega
aitasid seal tänaval tervendada inimesi või tervendasid. Nad tundsid tohutult rahulolu sellest missioonist, mida Jumal oli nende südamesse pannud. Ja ma usun, et sinu igapäevase missiooni jaoks on olemas kutse seda teha. Peaksid olema eesmärgid, treening ja praktika. Ja selleks, et kust pihta hakata, selleks peaksid sa määrama oma missionaalsuse asukoha ja alustama õigest kohast. Esimene punkt, määrama oma missionaalsuse asukoht. Mis ma sellele mõtlen? Et mitte liiga tehniliseks minna. Me peaksime analüüsima, kus maal ma olen evangeeliumi kuulutamise suhtes. On oluline, et sa ise tead, milline on su hoiak, praktika ja kogemus tunnistamise suhtes ning alles siis valida ja rakendada vastav treening. Miks inimesed kunagi tunnistamiseni jõua, on just hirm üle jõu käiva treeningu suhtes või evangeelse ülesande suhtes. Keegi võib-olla mõtleb nii, et ma ei julge nii suurt sammu teha, et näiteks tänavale kuulutama minna. See tekitab minus tohutu eelarvamuse evangelismi suhtes ning hiilivad sisse valed, nagu see pole mulle. Mul on teistsugune kutsumine. Ja sul võib tekkida alaväärsus, et kui ma seda ei tee, siis ma pole õige kristlane. Kas keegi on mõelnud niimoodi? Hei, ma olen mõelnud kogu aeg niimoodi. See pole mulle. See pole minu kutsumine. Ma pole õige kristlane. Ja see tekitab olukorra, kus usuinimene tahab põgeneda tunnistamise elustiilist. Aga Maxwell on nõnda öelnud, julgustavalt, ei ole olemas lootusetud olukordi, vaid ainult mehed ja naised, kes on ise lootusetud nende olukordade suhtes. Ehk siis see olukord ei ole lootusetu. Jumal on meile kõigile valmistunud järgmised jõukohased sammud. Sinu jaoks järgmised jõukohased sammud, mille läbi igaüks meist, mina ja sina, saame kasvada täispotentsiaalis elavaks hingede võitjaks. Tahad sa saada täispotentsiaaliks elavaks hingede võitjaks? Jeesus kutsus oma jüngreid, ütles, et te olete püüdnud enne kalu, aga nüüd ma kutsun teid püüdma hingesid. Ja ma usun, üks ülesanne iga uskliku elus on püüda hingesid. Ja täispotentsiaalis, ehk siis milline on see sinu täispotentsiaalis elustiil? Millisena seda ette kujutad? Me täna natuke räägime ka unistustest. Kus sa näed, et sa võiks olla selles elustiilis? Selle juures ma tahaks öelda, et nii oluline, et sa hoiaksid oma südant, et sa ei pettuks, kui oled läbi kukkunud, vaid leiaksid oma tee kasvamaks evangelistiks, kelleks Jumal on sind kutsunud. Õpetussõnad 4:23. Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Hoia ja kaitse oma südant, et sa ei pettuks, et sinu ellu ei tuleks valed ja alaväärsus. Õpetussõnad kutsuvad üles meid hoidma oma südant. Ma natuke jagan sellest asukoha määramisest nüüd, kui me saame selle slaidi panna. Ja tunnistamise protsess. Ma kunagi olen seda näidanud, aga nüüd natuke võib-olla põhjalikumalt. Missioni professor Dr. Herb Clem on välja töötanud skaala, mis iseloomustab üldist protsessi, kuidas üks inimene hakkab tunnistama. Ja enamasti on see protsess, nii õigede sammude valikul liigub protsess edasi sujuvalt ja kiiresti. Ehk siis inimene, kes on saanud usklikuks, tema jaoks evangeelium ehk siis Jeesuse ristisurmast ja pääste sõnumi, selle tunnistamine ja selle kuulutamine või siis oma tunnistuse, oma päästelooma teekonna Jumalani, selle tunnistamine on tegelikult üks protsess. Ja sa võid seda skaalat vaadata ja õigupoolest selle voldiku vahel on sul tõenäoliselt ka üks paber, mis me tegelikult tahaks, et sa täidaksid ära ja pärast paneksid ohvrikarpi, et me saaks aimdust, mis maal
kus me kogudusena tervikuna oleme ja mis programme ja lahendusi ja treeninguid korraldada. Aga reaalsus on see, et me kõik kuskil sellel skaalal oleme. Ja ma mäletan, kui ma olin noor kristlane, nagu Maigi ütles, siis ma ütlen ausalt, ma olin -7, ma ei teadnud, et evangeeliumi peaks kuulutama või rääkima, mul oli vastuseis, isegi ignorantsus tunnistamise võimaluste kohta. Ja üks põhjus, miks ma nägin, et ma selles -7 olin, oli see just, et oli õpetuse puudus. Keegi ei rääkinud ja ei öelnud mulle, et see on normaalne asi, et sa peaksid tunnistama ja rääkima evangeeliumi. Õpetust ei olnud, kantslis ei räägitud sellest, neid lugusid ei räägitud sellest, kuidagi see oli puudu. Ma ei teadnud seda. Tasapisi ma hakkasin kuulma seda õpetust, kuskilt keegi oli rääkinud ja hakkas see teadlikkus tulema. Ma liikusin -6, -5, varsti oli -3 peal. Ja siis ma hakkasin kogema, et ma olen koolituse puudumise ja kogemuse puudumise tõttu läksin hirmuvangi. Ma vaatasin, ma olin nagu, vau, et peaks seda tegema, aga ma olen täiesti nagu, ma olen jahus kinni kuidagi, ma ei saa minema, ma kardan, ma ei oska, ma ei julge. Hakkasin avastama seda suurt muda, mille sees ma olin, et selles teemas edasi liikuda ning siis mõned korrad ma läksin mõnele treeningule, mis olid liiga karmid, mille tõttu ma sulgesin ennast aastateks. Nagu ma ütlesin selle kirjakoha, et hoia mu südant, minu süda sai haiget. Olid treeningud, olid eeskujud, kes olid kuskil hästi kaugel ees ja mina tundsin, ma olen kuskil nii tagamaas ja siis ma mõtlesin, et tõesti, see ei ole mulle, see on kuidagi kellelegi teisele ja minu tee on midagi muud. Ma jäin -3 taha kinni. Kas te üldse näete neid lugeda? Tagumised inimesed, kas on näha see tekst? Okei, Juta levitas, siis see on hästi. See on hea märk. Kui sa ei näe seda lugeda, siis haara oma naabrilt istme alt voldik ja seal vahel peaks olema sarnane skaala. Ma olin -3 taha kinni ja läks aastaid mööda, kui ma hakkasin selle 3 tagant välja tulema. Ma tervenesin hingeliselt ja ma hakkasin ise tahtma tunnistada, hakkasin ise proovima ja varsti jõudsin edasi. Ma olin varsti +1 peal. Ma mäletan, ma hakkasin flaierid jagama, me läksime mingite noorte puntidega tänavatele, me läksime kutsuma inimesi kristlikule filmiõhtule ja mäletan, üks filmiõht oli ja me kogunesime mingi 15 inimest oli all saalis ja siis me tegime väikse loengu ka, et julgustada, et enne kui me läheme inimesi kutsuma ja siis kutsusime Tarmo Lilleoru, tema oli siis varem neid asju teinud ja tema julgustas meid ja siis tema nagu hakkas seal lahmima, räägib, et kuule, et mis asja, mis flaierid, et minge ikka rääkige evangeeliumi ja päästke inimesi ja palvetage ja mul oli nagu, mis mõttes nagu, et ainuke asi, mida ma teha julgen, on öelda, et palun siin on flaier, tule filmiõhtule. Isegi ei julge mainida kristlik filmiõhtu, sest ma kardan, mis see inimene must arvab, kui ta teab, et ma olen usklik. Ma olin nii suures inimeste hirmufangis ja ainuke asi, mis ma julgesin teha, olin flaierid. Ja Tarmo rääkis mingist uuest tasemest, ma ei saanud aru Tarmost. Miks ta ütleb niimoodi? Miks ta ütleb niimoodi, et jätab flaier lõpuks? Ma ei olnud seal maal veel, kus tema oli. Tema oli kuskil seal +5 või 4 või kuskil. Tegelikult tõenäoliselt +8 juures, aga... Aga me siiski läksime flaierid jagama, ületasime neid hirme, mida me suutsime ületada ja kutsusime inimesi. Hiljem hakkasin käima treeningutel, liikusin +3 juurde ja haakisin ennast kaasa igale poole, kus praktiseeriti tunnistamist, praktiseeriti inimestest palvetamist. Haakisin ennast kaasa meelega, sest ma tundsin, et ma pean saama treenitud ja lükatud edasi. Kus sina oled sellel skaalal, kui sa küsid enda käest? Sest kui sa tead, kus sa oled selles skaalal, siis sa tead, mis su järgmised sammud on. Et kui sa oled -7 peal, siis tõenäoliselt tänavale ei ole praktiline minna. Sa võid tulla.
aga -7 peale on tõenäoliselt vajalik kuulda selle vajalikkusest, lugeda Jumala sõnast, õppida, miks Jeesus saatis jüngrid kuulutama, miks ta saatis neid evangeeliumi jagama, tervendama ja milline oli see missiooni käsk ja läkitus igale usklikule piiblist. Tõenäoliselt sa vajad lugeda neid kirjakohti ja uurida neid. See on see järgmine samm sinu jaoks, et sa veenduksid, et see on vajalik ja see on vajalik sulle. Amen. Sa vajad järgmist sammu teada, mis on sinu jaoks. Võib-olla sa oled kuskil +3 juures või -3 juures ja avastad hirmu. Sul on vaja kedagi enda kõrval, kes sinuga koos seda teeb. Sa vajad kodugruppi võib-olla, kodugrupiga koos minna. Nagu Maia Kadi läksid teenima inimesi tänaval. Sa vajad kedagi kõrvale. Kui sa oled võib-olla plusside juures, siis sa juba oled seal maal, kus sa elad elustiil, kus sa ise teed seda. Ise oma initsiatiivil julgelt astud kellegi ligi, julgelt palvetad töökaaslaste eest, julgelt naabritele koputad, viid neile kooki ja räägid tund aega juttu ja siis lähed lahkudes palvetad nende eest. Kui sa oled +4 juures, siis sa tõenäoliselt igatsed, et juhtida neid Jeesuse juurde. Kui sa oled +5 juures, siis sa treenid teisi, helistad inimesed, lähme tunnistama, lähme tänavatele. Aga kui sa tead, kus sa oled, sa tead, mis on see järgmine samm. Et ma julgustan analüüsima sul, kus sa oled. Nii et kui sa võtaksid ühe hetke ja märgiksid sellel paberil ära pastakaga, kus sa oled, kui sa vajad pastakat, siis meil on abilised valmis sulle andma pastakas. Need lehvita käe, kui sa tahad pastakat, et märkida selle lehel ära oma asukoht. See on anonüümne, sa ei pea oma e-maili sinna panema, sa võid. Kui sa paned oma e-maili sellele lehele, siis me saame lihtsalt saata sulle mõningast infot, mis võiks olla järgmised sammud. Selle suhtes, kui me koguduses näiteks korraldame mõne evangelismi teemalise kursuse või mingi praktilise aktsiooni, et siis sind kaasata õigesse kohta. Kui sul on nutitelefon, sa saad seda samamoodi nutitelefonist teha, toompeakogudus.ee/evangelism. Sa minna sellele aadressile toompeakogudus.ee/evangelism ja meil on seal Google Formis ka sama asi digitaalselt üleval. Et kui sa vaatad meid interneti vahendusel, siis toompeakogudus.ee/evangelism ja siis sa sealt leiad selle Google Formi ja täida see seal ära ja me saame enam-vähem aimdus, kus me tervikuna kogudus oleme ja kuidas me saaksime siit edasi liikuda ühise perene, ühise armeena, et teada ja tunda, et me oleme üks laevameeskond. Amen. Oled sa põnevil sellest? Oled sa põnevil liikuda edasi? Paljud tunnevad, et on kinni jäänud kuhugi selles teemas. Nagu seisma jäänud. Natukene. Ausalt, natukene. Okei, paljud liiguvad edasi. Sa tunned, et sa liigud edasi. Jaa, vägev. Mina seisin aastaid ja see ei olnud hea tunne. Aga tänu Jumalale viimased 3 aastat on olnud edasiliikumine kosmiline. Nii, ma eeldan, et sa oled oma märkme teinud. Pöördel on üks teine märge, aga sellest ma räägin enne natuke, siis me saame seda ka täita. Ma räägin teisest osast, lase ennast treenida. Teine punkt, lase ennast treenida. Üks oluline asi, mida mina ja sina kõik vajame oma elus, mis viib me üsna kaugele, on õpetatavus. Kas sa oled õpetatav? Üks kriteeriumitest, mille järgi Jeesus valis omale töölisi, oli õpetatavus. Oli ilmselgelt näha, et maailma standardite järgi olid nad kirjatundmatud ja õppimatud, need jüngrid, keda Jeesus valis, kuid neid oli võimalik õpetada. Kui jüngrid olid pikaldased aduma vaimulikke asju ning olid oma arusaamades sageli ekslikud, olid nad ometi ausad ja tõsimeelsed mehed ja nad olid valmis tunnistama oma puudulikkust. Nad olid õpetatavad. Jumal tahab, et sa oleksid õpetatav. Elu näitab, et kõike on võimalik õppida ja kõik on võimelised õppima, kui sul on vaid tahe
ja õpetatavus. Õpetussõna 4:13 julgustab meile, haara kinni õpetusest, ära lase lahti, hoia seda, sest see on su elu. Hoia seda õpetust, haara kinni sellest. Õpihimulised inimesed liiguvad kõige kaugemale edasi. Maxwell ütleb nõnda, et inimesed, kes õpivad kõige rohkem, ei käi ilmtingimata tarkadega ringi, vaid nendel on õpetatav suhtumine. Inimesed, kes jõuavad kõige kaugemale edasi, nendel on õpetatav suhtumine. Milline on sinu huvi areneda evangelismis? Sinu õpetatavus määrab ära selle, kui kaugele sa selles valdkonnas jõuad. Amen. Sinu õpetatavus. Ja õppida jutlustest, raamatutest jääb treeninguda tegelikult väheks. Sest kui mina tahan Jumalas kasvada, siis ma pean olema valmis suuremaid koljateid jahtima ja uusi hirme ületama. See on pidev protsess. Ja selleks sa ei pea hakkama kohe bussis kuulutama, vaid sa võid asetada mõne evangeelse tegevuse kohta keskele. Näiteks mine kirikus tervitajaks, kus sa puutud inimestega kokku, kes on uued. Inimeste hirmu ületamine. Kus sa saad harjutada võõrastega suhtlemist. Alfa kursuse meeskonnaga. Ideaalne koht, kus liituda. Suhtled uskmatute inimestega. Jumala teemadel. Kui keegi koguduses läheb tänavatele, mine kaasa. Sa ei pea ise midagi tegema. Lihtsalt mine kaasa, vaata ja õpi ja proovi. Ja sa kasvad kohe kindlasti. Sa kasvad kohe kindlasti. Kaasa minemisel on tohutu vägi. Kui sa lähed kellegi kaasa, siis sa asendad ennast tegelikult treeningu keskele, kus teised saavad sind edasi lükata. Ja tead mis? Sa omandad portsu nende julgusest ja nende võidmisest, et sa võiksid käia samasuguses elustiilis. Amen. See on tohutu vägi kellegiga minna kaasa, kellegiga koos midagi teha, kes on sinust kaugemale jõudnud. Ma julgustan sind. Kas sa puha kui noor või vana sa oled? Mine kellegiga kaasa. Harjuta seda. Ma mäletan, kui Ben Fitzgerald tuli Eestisse, üks jumala mees, 3 või 4 või 2 aastat tagasi, ei tea täpselt, aga ta oli siin Toompeal, kõneles siin ühel laupäevasel YWAM-i seminaril ja siis ta ütles, et kui see YWAM-i seminar läbi läheb, siis ma lähen nagu hotelli, aga hotelli minemise tee peal mul oli südames, tal oli südames, et ta nagu kuulutab kuskil see vanalinnas evangeeliumi, niimoodi nagu valjult niimoodi rahvastele. Ja mõtlesin, et nagu täitsa hull, et hirmutab rahvast, eks ole. Aga tegelikult, kui ta seda rääkis, siis mul oli südames, et mine kaasa. Ja siis, mida enam ma selle peale mõtlesin, seda rohkem hakkas süda peksma nagu, mis asja. Aga mu südas oli igatsus, et ma tahan ka kasvada, ma tahan ka saada julgeks, ma ei taha jääda hirmuvangi, ma ei taha jääda inimeste arvamuse ja kartuse kinnistusse kinni. Ma tahan olla see, kes liigub edasi. Ja ma usun, sina oled ka tegelikult oma vaimus igatsemas, mitte kinni jääda, vaid kasvada edasi. Sa vajad inimesi enda ümber, kes on liikunud edasi, kes on kaugemal kui sina, kes on julgemad kui sina. Sa vajad neid. Ei piisa lihtsalt, et loed raamatuid ja loed piiblit ja mõtiskled ja palvetad. Sa vajad astuda treeningu keskele. Kellegiga pead minema lahinguväljale. Reaalne kogemus on väärt rohkem kui 100 loengud. Reaalne kogemus on väärt rohkem kui 100 loengud. Kui Ben Fitzgerald oma kõne lõpetas, ma läksin ta juurde, ta ütles, et mul on südames minna sinna vanalinna kuulutama. Ma ütlesin, kas ma võin kaasa tulla? Ta ütles, muidugi sa võid kaasa tulla. Ja siis ma ei tea, kust see tuli, see järgmine lause. Ma ei usu ennast ka. Ja ma ütlesin talle niimoodi, Ben, kui sa hakkad kuulutama vanalinnas rahvastele kõva häälega, kas ma võin sind tõlkida? Ma ütlesin, oh my God, kuidas see võimalik on? Kuidas ma julgesin niisuguse asja öelda? Aga püha vaim minu sees tahtis, et ma liiguksin kaasa sellega, millega Ben liigub.
ma õpiksin temalt. Üks asi on pealt vaadata ja sa õpid ja kasvad palju, teine asi on ise ka teha seda, ise ka proovida. Ja see oli hirmuäratav, kogu see ülejäänud õhtu mul süda põksus ja lõpuks ma rahunesin maha, kui me olime tänavatel ja esimeste inimeste eest olime palvetanud. Aga see oli nii julgustav, see oli nii arendav. Ma olin nagu teises dimensioonis, nagu Mai rääkis, sa oled nagu teises dimensioonis, rahulolu tunne, et sa oled teinud midagi kuningriigi heaks, sa oled ületanud inimeste hirme, ma usun, et sa oled seda kogenud ühel või teisel viisil. Aga Jumal tahab, et sa asetaksid treeningu keskele, kellegiga koos astuksid vee peale, keerulistesse olukordadesse, tunnistaksid Jumalast. Amen. Amen. Nii, nüüd kui sa võid keerata oma lipikul teise lehe ja tegevusplaan, millised oleks sinu praktilised sammud, et tunnistamise protsessis edasi liikuda. Seal on mõned variandid meil kirja pannud. Mul neid ekraanil kahjuks ei ole, aga oleks võinud panna nendele, kes vaatavad interneti teel. Kes vaatavad interneti teel, ole hea, mine toompeakoguduste.ee /evangelism ja seal sa saad näha neid variante, mis võiks aidata sul järgmisi samme teha. Siin ongi selline järjestus, visioon, eks ole, sul oleks vajaksid kuulda rohkem teoloogilist selgitust selle vajalikkusest, kuulda rohkem jutluseid, lugeda raamatuid, kuulda rohkem tunnistusi, kuidas inimesed teevad, näha oma juhtide eeskuju, omada sõpru minu ümber, kes teevad seda, käia läbi üks kursus või koolitus, mis õpetab sellest, minna reaalselt kellegiga tänavatele, kodugrupiga teha seda, aruandlus, et keegi küsib sinu käest, sul on üks sõber, kes küsib, kuidas sul läheb isiklik tunnistamine, sa vajaksid seda võib-olla, või mõned evangeelsed üritused nagu grillipidu või mingi muu üritus, kus sa võid kutsuda oma sõbra. Vaata need üle, pane see rist siia ja sa saad panna ohvrikarpi selle, et me saaksime seda statistikat koguda. Kui sa oled selle ristikese pannud, kui sul ei ole pliiatsid, siis nügi oma naabrit, ütle, et kaua võib. Ja siis sa saad panna selle ristikese. Sa võid panna mitu risti ka. Näiteks sa tunned, et sa vajad kursusest läbi käia, aga sa tahad veits kuulda rohkem tunnistusi. Evangelism üldiselt on väga lai teema ja evangelism erinevate inimeste jaoks on ka erinevate stiiliga. Et kui me teeme ühe kursuse, siis me kindlasti räägime erinevatest stiilidest. Osade tugevus on kutsumine, et sa kutsud inimesi kaasa kuhugi üritusele, kodugruppi, sa kutsud kristlikule noorteüritusele, sa kutsud ta kirikusse pühapäeva hommikul. Osad on kutsujad, aga osad ei ole, on tunnistajad või mingil muul viisil nagu hästi teevad seda. Mina ei ole üldse kutsuja. Eks ole, mul on hästi raske kutsuda inimesi kirikusse, aga ma tean, mul on mõned sõbrad, kes on kutsunud rohkem inimesi aasta jooksul kirikusse, kui mina terve eluaja jooksul kokku. Et lihtsalt on kutsumise stiil, ta on niisugune nagu, see on see tugevus. Nüüd, kui sa oled selle ära vastanud, siis hoia seda enda käes ja sa saad selle ohvrikarpi panna. Kolmandaks ma tahaks rääkida, sea eesmärke ja unista suurelt. Sea eesmärke ja unista suurelt. Tõsta oma käsi, kui sa oled juba midagi saanud täna. Oled sa mingi mõtte saanud? Amen. Amen. Sea eesmärke ja unista suurelt. Jumal tahab, et sa elaksid oma unistustest ja tunneksid rõõmu selle üle. Ta tahab sind unistustest kasvatada, kuid sul tuleb paluda selle eest. Jeesus juhatas meid sellesse palvesse. Johannese 16 ütleb nõnda, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes palute isalt, seda ta annab teile minu nimel. Et tänini ei ole midagi palun minu nimel. Paluge ja te saate, et teie rõõm oleks täielik. Paluge ja te saate, et teie rõõm oleks täielik. Millised on sinu eesmärgid ja unistused, mis puudutab missionaalset elustiili? Sa pead paluma, et su rõõm oleks täielik. Jumal tahab, et need unistused teostuksid ja saaksid reaalsuseks. Sest eesmärgi või unistuse saavutamine
toob inimesele suurt rõõmu. Selleks, et suur unistus saaks teoks, peaks see saama väikesteks sammudeks ja vahe-eesmärkideks. Selleks lihtsalt, et suur tükk ei jääks suud lõhki, eks ole. Nagu muskel, mida tuleb kasvatada sammhaaval väikeste raskustega igatsetud tulemuseni, siis see muskel ei sünni üleöö. See vajab aega, see vajab pidevat harjutamist. Ja palve annab motivatsiooni, suuna ja tarkust ja nõuandjaid, et liikuda eesmärgi suunas edasi. Ma usun, et sa oled inimene, kes unistab suuri asju. Ütle amen selle peale. Sa unistad suuri asju ja unistad näha suuri asju sündimas läbi oma elu. Ütle koos minuga, minu elu läbi sünnivad suured asjad, sest Jumal on suur ja ta kasutab mind. Amen. See ei ole uhkus öelda, Jumal kasutab mind ja minu elu läbi sünnivad suured asjad. See ei ole uhkus. Sest Jumal tahab suuri asju. Valealandlikkus on, et kes olen mina ja mis olen mina ja kes. Jumal on andnud igale uskule meelevalla käia vaenlase kogu väe peal. See on väga suur ambitsioon, mis on Jumal igale usklikule andnud. Ja ma usun, see on valealandlikkus, kui me ütleme, kes olen mina ja kes olen, et ma ei saavuta midagi. Jah, meie inimesena lihas ei saavuta koos Jumalaga läbi palve. Me oleme kutsutud saavutama suuri asju. Ning sedasi, ma usun, et sa oled kutsutud suuri asju ellu tooma ja ma usun, et mõnede jaoks inimesed saavad terveks sinu kätte läbi, mõnede jaoks paljud saavad päästetud, aga see algab väikestest igapäevastest sammudest nende suunas. Aristoteles ütles kunagi nõnda, me oleme see, mida me korduvalt teeme, seaduspärasus. Suurepärasus pole tegu, vaid harjumus. Me oleme see, mida me korduvalt teeme. Suurepärasus pole lihtsalt tegu, vaid harjumus. Sa näed suurepärast meest, sa mõtled, milline tegu. Tegelikult sa peaksid ütlema, millise harjumuse on mees ema ellu kujundanud. Eesmärkide regulaarne seadmine ja nende saavutamine loob usu kuulutaja sisse harjumuse, mis saab osaks tema identiteedist. Kas sa tahad, et tunnistamine poleks enam eraldiseisev lisategu, vaid osa sinu iseloomust? See on, kes ma olen. Ma olen tunnistaja igal pool, igal ajal. See on väikese muskli harjutamine ja lõpuks saab siis osaks sinust. Ma mäletan oma esimest eesmärki, mida ma seadsin. Ma ei mäleta, kus ma olin, kas see oli +1 või kuskil niimoodi juures sellel skaalal ja siis ma ütlesin, et tead, see eesmärk, esimene eesmärk, et see nagu muskel ei rebeneks, et ma võtsin õige raskuse. Ma ütlesin, et esimene eesmärk on see, et ma kord nädalas ütlen kellegile, uskmatule inimesele, et ma olen kristlane. Vau, ma olen usklik. Ja mitte midagi rohkemat. Ma ei võtnud eesmärgiks rääkida seal rohkem. Ma ütlesin, ainult ma olen usklik. Ja see oli väike eesmärk. Ja see oli tore võtta selline väike eesmärk. Ja üks nädal oli selline, kus nädal oli läinud mööda, ilma et ma kellegile oleks võimalik tunnistada, et ma olen usklik inimene. Ja pühapäev oli kätte jõudnud, kirik oli läbi, me läksime siit saalist minema ja ma kõndisin Vabaduse väljaku suunas. Ja siis ma mõtlesin, et Jumal, ma tegin selle eesmärgi, aga nüüd ma kukun selles läbi. Aita mind. Aga paljud teavad seda, et inimese süda kavandab oma teed, aga issand juhatab tema sammuõpetusse 16.9. Kas pole mitte vägev tõotus? Issand tuleb ja aitab läbi. Ma olin Vabaduse väljakul, 2 turisti tulevad minu juurde, kas sa teeksid minust pilti Jaani kiriku taustal. Ma tegin meeleldi pilti, me jäime rääkima. Ma ütlesin, et ma olen kristlane, ma käin seal kirikus. Halleluja, nii äge. Topelt 2 inimesega tuli see viimasel minutil, viimasel päeval. Jumal aitas. Sea omale eesmärke. Kui sina sead eesmärke, siis Jumal saab aidata sul neid teostada. Amen. Kui sina ei võta eesmärgiks nädalas korra näiteks tunnistada või palvetada kellegi eest, siis Jumal ei sunni sind ka selleks.
Aga kui sina ütled, Jumal, ma tahan nädalas korra vähemalt, ma tunnen, et see on hea ports, siis ma kasvan, siis see on hea ports, et ennast ületada. Ja siis Jumal on samamoodi ustav ja tuleb ja aitab sul selle ülesande ära teha. Aeg läks edasi, ma seadsin omale uusi eesmärke, rohkem ja rohkem erinevaid asju tunnistada või siis kuulutada või siis iga päev seda teha, erinevaid asju, erinevatel viisidel, juhtida keegi Jeesuse juurde igal nädal, erinevaid asju olen proovinud ja see on olnud imeline, aga eesmärkide seadmine on aidanud mul kasvada edasi. Ma julgustan sind, sea eesmärk, sea tähtajaliselt kas või. Tähtajaliselt seadmine on sellepärast hea, et kui sa sead eesmärgid, sa nagu ei pühenda ennast nagu elu lõpuni, et sa sead liiga suure koorma enda jaoks. Võta näiteks kuu aega ma tahan tunnistada igal nädalal. Ja siis, kui sa saad mööda, siis reflekteeri, kuidas on läinud ja siis vaatad, võib-olla see hantel oli liiga raske. Võib-olla see hantel oli liiga erge, liiga lebo, sa tunnistasid 2 või 3 korda nädalas loomuliselt intelligentsist. Võta raskem eesmärk, eks ole. Siis sa kasvad, Jaan, amen, raskem see hantel. Ja võib-olla teed jalapäeva üks päev, ühe nädala teed jalapäeva, eks ole. Nüüd jalatrenni, eks ole. Okei, see oli nüüd Jaani norimine, aga ma julgustan eesmärke seadma. Viimaks, unista suurelt. Julgustan sind, unista suurelt. Jumal on rääkinud sulle asju, ta on näidanud sulle eeskujusid, sa mõtled, et vaatad selle eeskuju peale, mõtled, et mina ka, ma ei mainisin Todd White'i. Ma olin Inglismaal ühes koguduses, ma kõnelesin seal ja ma rääkisin ka, tead, ma nägin ühte tüüpi meie koguduses, ta käis tänavatel, palvetas inimestega, ta oli nagu Todd White. Ta oli nii julge, ta oli nii osav, ta oli nii armastus täis inimeste suhtes. Ma mõtlesin, vau, sellised inimesed on Jumal üles tõstnud. Ja siis peale seda kõne ma tulen maha ja siis üks inimene tuleb minu juurde ja prohveteerib mulle, räägib mulle, mis Jumal andis talle minu kohta rääkida ja ütleb, et Ivo, tead, sina võid olla nagu Todd White. Sina võid elada suurelt, julgelt ja piirangute vabalt. Ja siis ma sain julgustatud. Sest see inimene nägi läbi, et ma jagasin oma südan unistust. Ma tegelikult jagasin visiooni, kuhu ma tahan minna, kuhu ma tahan jõuda. Jumal tahab, et sina julgeksid ka suurelt unistada ja suurelt tegutseda. Võib-olla sul on mõned eeskujud, võib-olla sul on mõned inimesed, kelle kõrval sa vaatad, ma tahaks ka nii kaugel olla, ma tahaks ka sellises julguses käia. Võib-olla mitte samu asju teha, aga samas julguses. Ma olen vaadanud oma elus inimesi, seda inimest vaatan, mõtlen, oh my God, see inimene on nii alandlik. Ta on nii alandlik, ma tahan olla nagu tema. Ja siis ma vaatan seda inimest, ta on nii pühendunud. Ta kasutab iga momendi ära. Ta ei laiskle ringi, ma tahan olla nagu tema. Siis ma vaatan seda 3. inimest, ta on nii julge, ma tahan olla nagu tema. Ja sa võid ka vaadata selliselt ringi ja unistada suurelt, sest Jumal tahab ehitada sinust suure Jumala mehe ja Jumala naise. Julgustan sind. Tee plaan, kus sa sead evangelismis eesmärgid. Paned sinna juurde detailid, millal see algab, millal see lõpeb, kui tihedasti seda teed ja praktiseeri seda eesmärki. Anna tagasisidet oma juhile, kuidas sul sellega on läinud. Ja sa kasvad suurusele lähemale koos Jumalaga. Amen. Oled sa saanud täna hommikul julgustatud? Oled sa valmis seadma oma eesmärke? Lähed koju, võtad märkmiku ja kirjutad, mis on selle nädala eesmärgid. Räägid nendest oma juhile, oma kodugrupi juhile või kellegile usklikule sõbrale. Hei, mul on sellised eesmärgid, küsi 2 nädala pärast, kuidas mul on läinud. Teed ennast aruandvaks, selles mõttes lased kellelgi küsida ja uurida. Muidu üksi on kiusatus lihtsalt jätta see unarusse. Sest väikeste eesmärkidega sa kasvad suuremate unistuste poole, mis Jumal on sinu isse pannud. Amen. Kas me võiksime tõusta ja minna Jumala ligiollu? Kas me võiksime enne, kui me palvesse lähme deklareerida, ma tahaksin 3 deklaratsiooni panna ka veel seina peale. Loeme need koos. Ma olen õpetatav ja ümbritsetud õigete mõjutajatega.
ma saavutan pidevalt evangelismis seatud eesmärke, sest Jumal suunab mu samme. Ma unistan suurelt ning loon selleks vastavaid harjumusi, et elada unistatud evangelismi elustiili. Amen. Nõnda sündigus sinu jaoks, sinu pere jaoks, sinu kodugrupi jaoks ja kui sa oled külas täna selles koguduses, siis sinu koguduse kogukonna jaoks Jeesuse Kristuse nimel, et Jumala kuningriik laieneks, enne kui ta taas tuleb. Läheme palvesse. Tänu sulle, issand, sina oled hea ja isa, ma palun iga ühe sinu kätte, kes selles paigas on. Ma palun, et iga süda täna võtaks vastu selle unistuse, selle visiooni, mis sinul on nende jaoks. Mõelda suurelt, mõelda mastaapselt ja elada mastaapselt. Ma palun, et sina aitaksid igal ühel seada eesmärke, mis on jõukohased, mis aitavad meil praktiliselt treenida ja liikuda eesmärkide suunas, mida sina tahad meile anda, issand. Et me ei rebestaks ennast liiga suurega ja me ei jääks loorberitele lebama liiga väikeste eesmärkidega, issand. Ma palun, et iga ühes meis oleks üks eesmärgipärasus ja edasi liikumine visiooni suunas, nii kogudusena tervikuna kui üksikisikutena. Ma palun seda Jeesuse Kristuse nimel, issand. Ma vabastan iga ühe hirmuvaimust ja sellisest stagnatsioonist ja ma palun, issand, et iga üks liiguks sel nädalal mitu skaalal, mitu numbrit edasi Jeesuse Kristuse nimel, evangelismi protsessis mitu numbrit edasi. Isa, ma palun seda iga ühe jaoks, issand. Me avastaksime, kui suurt rõõmu toob teenimine, väljaastumine, tunnistamine Jeesuse Kristuse nimel, issand. Las see sündida täna iga ühe jaoks selles paigas. Jeesuse Kristuse nimel. Jeesuse Kristuse nimel. Amen.